Tere kõigile! Terve Vaim podcast alustab taas kord. Mina olen Silver, kogemusnõustaja. Terve Vaim podcast on muidugi eraldiseisev minu kogemusnõustamise tegevusest. Ja täna saade tuleb väga põnev, sest mul on saates esimene naiskülaline Merlin, kelle ma leidsin läbi TikToki, sest Merlin jäi tegelikult kohe silma sellega, et me teeme sarnast asja. Me räägime vaimsest tervisest ja kohe see, kui ma sinu TikToki nägin, see haaras mind kinni. Nii et täna olid sa nõus siia tulema, nii et tere tulemast saatesse, Merlin. Aitäh, tänan kutsumast. Ja, et see oli väga vahva, et me niimoodi leidsime üksteist, sest ma sind märkasin juba varem enne TikToki. Ma ei mäleta täpselt kus, aga ma nägin, et sa tegid seda. Ja see oli väga huvitav minu jaoks, sest ma tegelikult ei olnud varem kuulnud, et Eestis on kogemusnõustajad. See oli uus asi minu jaoks ja see oli väga vahva, et inimesed teevad seda. Ja siis leidsime üksteist TikTokist, siis jõudsime siia. Just. Ja minu diagnoos, kus oli teha, minul on diagnoositud sügadepressioon ja sellega siis kaasu ärevushäire. Ja üks, miks ma seda kõike ka tegema hakkasin, oligi just see, et andagi siis diagnoosile see nägu, ehk siis, et ei oleks ainult see diagnoosi definitsioon kliinilise psühholoogi või siis kliinilise psühhiaatri poolt, vaid räägiks nagu inimene ise, kes on siis seda juba kõike läbi elanud, sellest taastunud või siis ta on mitu korda taastunud ja üks oligi see põhjus, miks sinu TikTok nagu haaras minu pilk, oligi see, et sa julged enda väljakutsest rääkida sellest kõigest, mida sa oled ise läbi elanud ja julgelt teha seda ka avalikult, sest ma ei tea, kuidas sul on tunne, et kuidas sa arvad, et kas inimesed pigem hoiavad seda endale või on nad nõus ka rääkima näiteks, kui me räägime siin niimoodi praegu? Ma arvan, et mida rohkem me räägime sellest, seda rohkem inimesed avavad, aga üleüldiselt inimesed pigem hoiavad seda endale. Ma olen märganud seda enda lähedaste puhul ja ka väga paljude uute tuttavate puhul. Ja kui mina sain enda bipolaarsuse diagnoosi 4 aastat tagasi, ma töötasin tol hetkel baaris ja nii kui ma diagnoosi sain, ma hakkasin kõik uurima selle kohta. Ja ma olin kohe alguses väga avatud sellega. Et kui mul oligi halb hetk, siis ma olin avatud valitud inimestega ja ma nägin, kuidas teised inimesed hakkasid ka avama ja see oli inimeste jaoks üllatav, et ma olin avatud. Ja siis ma saingi aru, et tegelikult mida rohkem me räägime, seda rohkem teised inimesed suudavad seda teha. Sest paljud arvavad, et see on nii stigmatiseeritud ja kohati see on, millest on mul väga kahju muidugi, sest see on samamoodi, see on tervisehäire, millega peab tegelema. Ja, ma olen nõus, sest ongi, kui sa hoolitsed enda keha eest, on sul parem ka nii-öelda vaimselt ja kui vaimu pool jääd unarusse, siis tegelikult ju peegeldub see igal pool mujal. Ma näiteks seda varem ei teadnud, et need nii omavahel seotud on, aga kui kõige eest hoolitseda, siis on endal parem, tulevad kõik asjad paremini välja ja kui oskad märgata, oskad märke ära tunda, et millegagi võib-olla peaks tegelema, et siis on üldse elus võib-olla parem, lihtsam ja leida see abi siis ka õigel ajal, eks ole. Minu küsimus tegelikult ja ma usun, et paljudel teistel on ka küsimus, sest inimesed ikka räägivad, et sa oled bipolaarne ja sa ei oska otsustada või mis iganes, et see bipolaarsuse definitsioon, seda kasutatakse võib-olla liiga kergelt, et aru saamata üldse, mis see tegelikult võib-olla on. Ja samas ma mäletan, meediast on läbi käinud ka Riigikogu istungid, kus keegi ütles kellelegi bipolaarne ja midagi sellist, et äkki sa räägiksid ise natukene lähemalt, mis see on täpsemalt? Jah, bipolaarsuse sõna kasutatakse väga lihtsakäeliselt, aga see tuleneb ka sellest, et inimesed ei tea, mida see täpselt tähendab. See oli ka minu jaoks väga uus asju, ütleme niimoodi, et 5 aastat tagasi ma alles avastasin. Ma ei teadnud ka bipolaarsusest mitte midagi. Ma teadsin, et mul on midagi viga, sest mul sai see alguses 16-aastaselt, mis on siis 12 aastat tagasi. Aga ma ei olnud teadlik, sest keegi ei rääkinud sellest. Aga bipolaarsus, mis see tegelikult on,
Need on erinevad perioodid, on erinevat tüüpi bipolaarsust, on siis bipolaarne esimene, kus on siis enamus ajast on maania, mis on siis väga kõrgendatud meeleolu ja on depressiooni. Minul on siis teist tüüpi, mis on depressiooniperioodid, mis võivad väga sügavaks minna ja ka minu maania on siis hüpomaania, mis tähendab seda, et ta ei ole nii tugev, ta on pehmendatud, et ta ei ole nii intensiivne. Minu jaoks see maania siis tähendabki seda, et mul on kõrgendatud meeleolu, mul on hea olla, mul on palju energiat, ma tunnen natuke, et ma oleksin justkui armunud, kõik värvid on nii ilusad, muusika tundub täiesti imeline, natuke nagu oleksin midagi teinud. Umbes selline, aga ongi see, et mida kõrgem see maania või hüpomaania osa on, seda raskem on depressioon. Just. Ja näiteks mul ongi nii, et mul on enamus ajast depressioon ja siis on mul normaalsed perioodid, kus mul ei ole mitte ühtegi, mul ei ole depressiooni, mul ei ole maania, täiesti normaalne olla. Ja siis on olemas ka veel sellised seganenud episoodid, mis tähendab seda, et sul on maania ja depressioon ühel ajal. Mis on väga ebamugav, ütleme niimoodi. Aga sellest on võimalik segaepisood ongi, et sa tunned seda depressiooni, seda negatiivset ja rasket ja halli, aga samaaegselt sul on palju energiat ja sa oled seal rahutu ja et minul seda ilusat poolt jällegi ei ole, et lihtsalt on see energia pool jällegi. Ja kõik see, mis sa räägid, kui ma ise kogemusnõustajaks õppisin, siis me käsitlesime ka kõiki diagnoose tegelikult, alustades depressiooniga, lõpetades seal skisoafektiivses spektris. Ja siis tekkis tunne, et oled ise ju kõik need ka nagu läbi elanud, et see, kuidas sa mainisid, et sul on depressiooni sümptomid, see tunne ja pluss siis sul on see maania pool ka, et see on väga veider tõepoolest, et seda on keeruline isegi sõnadesse tegelikult ju panna, kuidas see tunne üldse on. Seda on väga raske seletada ja asi on ka selles, et need episoodid, nad ei avaldu, see ei ole nii must ja valge. Ja just, täpselt. Iga episood on mul erinev. Mõnikord näiteks, kui mul on maania, see on liiga intensiivne. Just. Lihtsalt kõik emotsioonid on nii tugevad, et ma ei saa hakkama. Ma ei jaksa, see on väsitav, see on kurnav, ma ei taha enam tunda. Eriti, kui sa oled just depressioonis olnud, kus sa ei tunne eriti väga palju ja sa oled madalal ja järsku tuleb maania, kus kõik on nii ilus, aga see muutub liiga intensiivseks, ehk siis see on liiga palju sinu jaoks. Ja kui sul on need episoodid koos, siis see võib olla mõnikord lihtne, et sa tunned seda depressiooni, eriti kui sa oled harjunud sellega. Ja sul on palju energiat, et see ei ole kõige hullem, see ei ole nii hull, kui see tundub, vähemalt minu jaoks isiklikult. Aga seda on väga raske sõnadesse panna, väga raske kirjeldada. Kas see võib olla midagi sellist, kui mul depressioon oli kõik sügavam ja üleüldse tunded olid sellised, pigem neid ei olnud. Ja kui hakkas selline asi tekkima, et mis pakub võib-olla rõõmu, ja see oli see, et tuli see õrn, see dopamiini ja serotoniini valang ja see ei saa rõõmus olla, ei tohi, sa oled depressiooni, sa ei tohi tunda seda, et korra tuleb see aisting ja siis jääb järgi nagu. Kas see võib olla midagi sellist? See võib olla midagi sellist, aga minul tuleb see dopamiin ja depressioon. Sul ongi nagu kõrgendatud meeleolu ja madal meeleolu täpselt ühel samal ajal. Uskumatu. See on väga naljakas ja ma siiamaani, kui ma kogen seda, ma mõnikord isegi ei saa aru, et see on, sest mõnikord näiteks depressioon võib-olla ei ole nii tugev või siis maania ei ole nii tugev, et see võtab ja sa pead väga eneseanalüüsi tegema, et sellest aru saada, mis täpselt toimub. Okei. Kui sul need kõikumised olid üldse, mis sind sellel ajal aitas, kuidas sa said päevaga hakkama? Olid sul mingisugused mehhanismid, sellised kindlad või sa lihtsalt kuidagi elasid selle üle? Ütleme nii, et väga pikalt ma ei tegelenud sellega üldse. Eriti enne, kui ma diagnoosi sain, sest kui sa ei tea, mis sul on viga, sa ei tea, mida teha. Sul pole õrna aimagi. Aga kui ma sain diagnoosi, siis mis mind väga aitas, oli regulaarsus elus. Ehk siis, et teha trenni, number 1 asi.
süüa sarnastel kellaaegadel iga päev ja minna magama täpselt samal kellaajal ja ärgata samal kellaajal, mis tundub võib-olla paljude inimeste jaoks jube lihtne asi, mida teha. Aga kui sa oled bipolaarne, sul on näiteks maania, sa ei saa magada, sest sul on nii palju üleliigset energiat. Sa magad võib-olla 3-4 tundi öösel, kui sedagi mõnikord ja sul on energiat, et olla, aga see on su kehale nii kurnav, sest me kõik vajame und. Ja oligi selline regulaarsus, mis aitas jubedalt. Ja nüüdseks ma olen aru saanud ka, ma olen väga huvitatud toitumisest ja ma olen aru saanud, mis toidud sobivad mulle, mis ei sobi. Ehk siis näiteks suhkur ja gluteen on midagi, mis minul mõnikord teeb depressiooni või maania hullemaks. Ja ongi see, et iga inimene peab leidma selle, mis talle sobib. Ja korralik uni on number 1 asi, mille eest peab hoolitsema kui nii tavainimene kui ka inimene, kellel on mingisugused tervisehäired. Ma olen nõus. Ja kui meenutada, siis samamoodi ma kunagi saanud aru, et kas mul on midagi viga ja üldse see depressioon ja kõik sellega kaasnev viilis ligi tegelikult vaikselt kogu aeg ei tegelenud sellega. Ja siis mina hakkasin muidugi jooma. Ma lihtsalt tuimestasin ennast sellega ja ühes sellega tekib see harjumus, et ongi kohe närevus, siis kohe drink 2 ja võib-olla isegi rohkem ja siis ma jõudsingi lõpuks sinna, kus ma tegin mõnuaineid, selliseid asju. Ja siis, nagu sa ütlesid, uni ka, vahepeal mul kadus see uni ka mängust ära ja siis oligi, et ma võisin võib-olla öö jooksul mingi tunnika 2 magada, lasin oma tuimestamist edasi ja tegin endale sellega kordades veel rohkem liiga ja oligi see, et ma ei osanud neid ära tunda, neid märke, ma teadsin, et see kuidagi vaigistab neid, samas ma ei küsinud abi ja siis ma olingi nagu sellises suletud ringis. Ja kui see uni ka vahelt ära jäi, eks ole, ja nüüd, kui ma võrdlen, kui stabiilne ja ma väärtustan und ja kui hea mul olla on, siis need on 2 eri maailma, aga ongi just see, et sa nagu, sul pole infot, sa ei tea ja sa ei mõtle ka tegelikult, sest sul on juba suva ja sa ei hooli ka endast, vähemalt mul oli niimoodi. Ja, kui sa oled nii sellises negatiivsuse depressiooni sees, sul on raske välja näha. Mõnikord isegi, kui sa tead informatsiooni ja mul oli ka väga sarnaselt, et kui ma olin 16 ja ma sain, mul algas depressioon ja see tuli väga intensiivselt. Ma ei teadnud, mis on ja mul ei olnud inimest, keda usaldada sellega, kellele rääkida. Ma ei julgenud, sest stigma oli jube suur ja sest ma ei saanud ka aru, mis mul viga on, sest vaimsest tervisest ei räägitud kunagi üldse. Ja siis ma läksin ka, kui ma olin 17, tulid alkoholmängu, tulid mõnuained mängu, mis lõppes mitmel korral väga halvasti. Ja ajapikku see alkohol siiski jäi. Ja ongi see, et sellest tekib sõltuvus tihtipeale. See võib olla füüsiline ja tihtipeale ja eriti vaimne. Sellepärast, et me kasutame tihtipeale alkoholi või muid aineid, et tulla toime sellega, sest mõnikord me ei julge võib-olla abi küsida ja mul läks samamoodi. Ma kasutasin õhtul peale tööd, võtsin paar pokaali veini, et kas siis depressiooni mingit tunnet tuua või et maaniat rahustada. Või siis mõnikord lihtsalt lähed sõbrannaga välja. Aga see lõpeb halvasti mõnikord. Sest alkohol on depressant. Ja kui sul on depressioon, siis alkohol ei tohiks üldse mängus tegelikult olla. Et on muidugi inimesi, kes suudavad juua mõnikord, neil on täiesti okei, aga on inimesi, kes võivad jääda sõltuvusse, kes jäävad alkoholi peale lootma ja see võib väga halvasti lõppeda. Nõus ja tegelikult ongi see, et üks inimene oled sa see, kui sa oled täiesti kaine, eks ole. Siis on see teine inimene, kes on väikse vine all, ja siis võib-olla kõik asjad paremad ja nagu sa ütlesid, selline õrn sõltuvus tekib, et see muutubki harjumuseks, see on üks sama muster, oled harjunud sellega ja see muutubki normaalsuseks ja mäletan enda puhul seda ka, et see võrdlusmoment kaob ka ära, et näiteks kui sa oled kaine pikalt olnud, siis sul on hea olla, sul on värske, sul on energiat rohkem, aga kui olla ongi iga õhtu või harvemini näiteks üle päeva või siis nädalavahetust, siis kaob see klaarefekt justkui ära
ja oledki sellise mingi asja all kogu aeg ja elu kulgeb lihtsalt ja pole seda võrdlusmomenti ka. Ja kui ma võrdlen näiteks täna, ma olen kuskil peaaegu aasta olnud täiesti kaine ja võrdlen nagu seda olekut kõige hullema depressioonis oleku ajaga, kui oligi see, et depressiooni sümptomid, siis võtad veel jooki peale, järgmine päev on, kus see kõik süsteemist välja läheb, siis ma ei tea, mulle meeldib see, mina rohkem, kes praegu on, ma ei teadnud, et see on võimalik muidugi, ma ei uskunud ka seda, aga nagu sa ütlesid, et kui depressioon või ärevushäire või ükskõik mis vaimse tervisehäire, siis alkohol võiks olla viimane asi, mis võiks see lahendust pakkuda. Ja selles suhtes ma saan täiesti aru, mis sa mõtled, et ma lõpetasin ka alkoholi tarvitamise ära, et 1. oktoober oli esimene päev, kui täiesti kaine ja ma otsustasin, et alkohol ei sobi mulle. See oli ka sellepärast, et see aasta eriti mu depressioon muutus väga intensiivseks ja enamuse ajast, et neid normaalseid perioode eriti ei olnudki. Ehk siis sa oled kogu aeg selle musta augu sees, aga inimesed minu ümber ei näinud seda väga, sellepärast, et ma oskan väga hästi maski ette panna. See, et aastatega sa õpid selle professionaalselt ära. Aga oligi, käisin võib-olla väljas ja mul oli väga lõbus ja kõik nägid, et kõik on korras ja jõuan koju täiesti tühi. Ja need halvad mõtted, mis depressiooniga tekivad, muutusid nii tihedaks lõpuks ja nii intensiivseks, et lõpuks ma ei tahtnud elada. Ja see on tegelikult asi, mida enamus mu inimesed ei tea. Ja mul hakkas hirm selle ees, sellepärast ma teadsin, et kui ma kohe midagi ei tee, siis see võib lõppeda väga halvasti, sest et ma ei suuda seda lõpuks kontrollida. Eriti kuna ma ei ole ravimite peal. Aga see on ka sellepärast, et kuna ma olin natuke alkoholist sõltuvuses, siis alkohol ja ravimid ei lähe hästi kokku, muidugi väga, kõige võib-olla mitte targem otsus. Aga kui sa oled selle sees, siis on raske sellest välja näha. Ja siis ma olin otsuse ees, kus ma kas teen ükskõik mida selleks, et sellest välja tulla ja depressiooni parandada. Või ma jätkan ja ma tean, kuidas see võib lõppeda, sest mul ei olnud jõudu enam, et jätkates, et sellist elu, nagu ma enne elasin. Ja neid mõtteid oli liiga tihti ja need muutusid liiga raskeks ja liiga koormavaks. Ja siis ma tegin katsuse ja 1. oktoober oli kõik. Alguses oli raske, väga raske. Mul olid mõned hetked, kus ma tundsin, et ma ei jaksa ja ma annan alla lihtsalt, sest mul ei ole, ma ei suuda, ma ei pea vastu. Aga ma tulin, kõige raskem osa on läbi, seda ma tean. Ja ütleme nii, et see nädal on esimene nädal, kus mul ei ole ühtegi sellist kurba hetke olnud või täiesti stabiilne ja täna on 42. päev. Ja ma lõpuks tunnen, et see on kõike seda väärt, kõik need rasked hetked, mis olid. Ja ma tean, et aina paremaks võib minna, sest see tugevus tuleb, kui sa lähed üle raskust ja sa tahad ennast muuta. Ja kui sa lähed kõige hullematest hetkedest üle, siis teisel pool on, räägitakse, et teisel pool on palju parem kõik ja päriselt on ka, kui sa sealt läbi lähed. Ja pluss meil on ju võimalus võrrelda, millised me olime enne ja millised me oleme praegu, et telefonid on lahti, vaatad pilte, milline sa üldse paistsid, et kas su silmad särasid niimoodi nagu praegu või kas selle, ise näed ja ise oskad enda maskist ju läbi näha tegelikult. Et see võrdlusmoment on nii super. Võib-olla, mis võib aidata selle teekonnal on see ka, et nagu ma ise teen, et ma ütlesin endale niimoodi, et ma lükkan iga päev oma järgmist joomist lihtsalt edasi. Et jah, see on minu jaoks ka kui mitte kunagi, aga lihtsalt mul on tunduvalt kergem lihtsalt see, et ma ärkan hommikul ülesse. Ma ei taha täna ju, ma arvan, et ma täna ju ja lükkan selle lihtsalt järgmisse päeva. Mul läheb muidugi vahepeal meelest ära üldse, et ma seda teen, sest ma olen nii pikalt kaine. Sa harjud ära selle kohta ja siis sa unustad selle. Ja ongi, ma ise ei hakka kellelegi näpuga näitama, et kas sa jood või sa ei joo, see on iga inimese enda otsustada. Ja nagu sa ütlesid, et see on nagu selline äratundmine, et kas sulle sobib see või sulle ei sobi see. Ja, kas see teeb su elu lihtsamaks või raskemaks? Ja, sest näiteks mina olen niisugune jooja, et ma ei ole see, et ma võtan 2 õlut ja on kõik, ma võtan kuni kõik on otsa, siis lähen toon juurde ja on sellega ära.
ja muidugi kunagi tulevikus võib äkki murdumine tulla, ma ei tea seda, eks ole, aga kui see juhtub, ma arvan, et ma suudan uuesti alustada lihtsalt. Kindlasti, sest sul on juba kogemus ära, sa tead, et sa suudad seda. Kui peaks juhtuma tõesti mõni raskem hetk ja sa tead, sa oled täiesti kindel endas, et sa saad sellest välja tulla, sellepärast sul on see baas juba olemas. Ja ongi, iga algus, eks ole, on keeruline mõneti, et just tekivad need kahtlused ja et kas saad üldse hakkama, nagu sa ütlesid, ja siis jõuad sinna, näed korra sinna teisele poole, et see on esiteks vabastav ja sa saad aimu, et see päriselt on võimalik ja siis üleüldse võib-olla on teisi ettevõtmisega kergem alustada, sest sa oled juba midagi seljatanud ja see annab ainult nagu jõudu juurde. Ja pluss sa saad kindlasti ju nagu eeskujuks olla kellelegi teisele, kes on võib-olla ise samas seisus, võib-olla hullemas, võib-olla ta on korduvalt proovinud uuesti, alustanud otsast peale ja siis on see, et ma ei ole üksi, aine. Ja kusjuures ma olengi praegusel hetkel ühele noormehele toeks, kes leidis ka mind läbi TikToki ja ta kirjutas mulle. Ja me oleme suhelnud ja ma olen talle toeks olnud ja ma loodan, et ta suudab seda kõike teha. Siiamaani tundub, et päris okei. Et ma annan talle samuti nii palju tuge kui võimalik ja mul on selle üle väga hea meel ja see on ka üks põhjuseid, miks ma jagan enda lugu TikTokis on see, et kui teised inimesed näevad seda, nad näevad, et see on võimalik, et sul on võimalik tulla kas siis alkoholisõltuvusest välja, teistest sõltuvustest või siis enda vaimset tervist parandada. Ja kui keegi kirjutab mulle, et soovib abi või nõu, ma hea meelega annan. Ja mul on väga hea meel, et inimesed julgevad seda teha. Ja see on endalegi tegelikult üllatus, sest enne seda, kui ma sinuga ühendust võtsin, siis ma olin ka, et üldse mõtlesin, et mis sa võid vastata, et kas sa oled kohe nõus või sa pead natuke mõtlema, aga see, et sa ütlesid, et jaa, teeme ära, et see oli minu jaoks ka andis nagu seda motivatsiooni juurde, et see läheb nagu päriselt korda, mida me mõlemad teeme. Ja ütle oma TikTok ka, ma panen selle kuskile siia, et siis... TikTok on Merlin Lass. Ja saab sind kuskilt veel leida, kes huviline tahab või pigem TikTok? TikTok on võib-olla mingis mõttes kõige parem, teine variant on Facebooki mulle kirjutada, sest need on 2 platvormi, mida ma praegu kõige rohkem kasutan ja mõlemas olen Merlin Lass. Sest üldse video on tegelikult ju hea, et näiteks TikToki formaat, et ta ei ole pikk, ta on üsna selline, sa saad valida, et kas 30 sekundit, minutit või pikem ja sa saad juba päris palju tegelikult sellega edasi anda, et kui kaua sa üldse TikTokis oled tegutsenud? Võib-olla augustist. Okei. Aga reaalselt hakkasin tegema 1. oktoober, vabandust, 2. oktoober, siis kui ma alustasin enda teekonda, kui ma enam ei joo. Ja siis ma hakkasingi selle kohta postitama. Ma muidugi alustasin eelkõige sellepärast, et iseennast hoida kontrolli all, aga tuli välja, et sellest on natuke midagi rohkemat tulnud, et ma saan teisi inimesi aidata ja see motiveerib ka teisi ja see annab mulle jõudu juurde. Ja täpselt. Et sellest võib midagi väga mõnusat kasvada. Ja üks ongi see, et sa oled see motivatsiooni andja mõnes mõttes. Ja nagu sa ütlesid, et see aitab sul endal ka jätkata seda sama rada, et sa oled juba nii-öelda mingisuguse vundamendi vaikselt juba rajanud ja siis mulle meeldib tuua selline näide nagu, see on nagu taim, mille eest sa hakkad hoolitsema, et sa paned ta vaikselt kasvama, näed vaevadega, siis sa näed, kuidas ta kasvab lihtsalt. Ja see on sinu enda oma ja sinult ei saa mitte keegi seda ära võtta. Ja, absoluutselt. See ongi, ja see on hea tunne. Minust, mis aitab ka vaimse tervise murest või vaimse tervise häirest paremini taastuda, on see, kui sa saad kedagi teist aidata läbi selle, mis sa oled ise läbi elanud ja siis selle teise inimese reaktsioonis või see, et kas tal töötas see soovitus või üldse see tagasiside tegelikult. See annab endale jõudu ja see annab sellele teisele inimesele ka jõudu juurde. Ja, sest see tekitab ka ühtsuse tunde ja sellise turvalise keskkonna, kus me teame, et me ei ole üksi selles. Kui me tunneme ennast üksinda, siis olukord tihtipeale ei lähe paremaks. Meil on vaja teisi inimesi, me ei ole loodud üksinda olema.
ja me peamegi rääkima sellest, samamoodi mina näiteks, ma kunagi olin kui mul oli väga rasked depressioonihetked, ma isoleerisin ennast täielikult. Just. Ja ma ei võtnud mitte ühtegi kõne, mitte ühtegi sõnumit, mitte midagi. Aga nüüdseks ma olen õppinud seda, et isegi ükskõik kui hull olukord mul on, ma alati vastan oma sõprade sõnumitele, ma alati võtan telefonikõned vastu. Kui nad küsivad, kuidas mul läheb, ma ütlen ausalt, kuidas mul läheb. Kui mul on väga raske, ma ütlengi, et mul on praegu väga raske. Ja nad tihtipeale ongi, et nii kahju, kas sul on vaja, kas tahad, ma tulen külla või tahad, lähme jalutama või mõnikord ma olen läinud jalutama, isegi kui ma tunnen, et mul ei ole füüsiliselt seda jõudu, aga see tegelikult aitab, et sa tead, et keegi on sul olemas, keegi toetab sind, et keegi hoolib sinust, kuigi depressioonis sa ei tunne seda, et keegi hoolib, aga siis kuskil tagaplaanil sa tead, et see on nii ja sa annad ka jõudu, et edasi minna, et asi paremaks läheb. Just, see ongi see, et isegi kui sa ei taha tegeleda ja sa ei taha üldse sinna välja minna, siis kui see hetk juhtub, kui sa oled juba seal väljas, siis tegelikult on nagu parem. Minu mõte on ka see, et meil on globaalne olukord selline, nagu ta on juba mõnda aega olnud ja kindlasti on ju ka meie raviarstide personal väga hõivatud ja on väga palju inimesi, kes ongi praegu samal hetkel, kus me räägime, ootavadki oma järjekorras aega, et kas nad saaksid siis psühholoogi juurde või psühhiaatri juurde või üldse perearsti juurde, sest kõik töötavad täisvõimsusel, isegi täisvõimsusest natukene rohkem ja siis ongi võib-olla inimestel selline eksinud tunne, ei tea, kuhu pöörduda täpselt ja igalühel on kindlasti see oma toimetuleku viis või siis üldse ei tegele asjaga. Et ma usun, et kui seesama, mis me praegu räägime, keegi vaatab seda ja siis tekib see moment, et jah. Et ma ei ole üksi. Just. Ja et on teised inimesed ka. Ja eriti praegu, sest väga paljud ei saa ka käia väljas või uudistada, eriti praegusel pimedal ajal. Ja meil ongi vaja, eriti internetis, meil on vaja rääkida sellistest asjadest, et inimesed teaksid, et nad ei ole üksinda, et on võimalik abi saada ja olukordadest on võimalik välja tulla, ükskõik kui raske see ka poleks. Ja pluss see ei ole ju ainult nagu nooremate inimeste seas, nii keskeas inimesed kui ka juba tegelikult eakamate seas, sest no näiteks ongi inimene, kes on juba näiteks 80 või 90 juba lause, kindlasti osad tema lähedastest sõpradest enam ei ole, võib-olla elavate kirjas ja siis ongi see, et on pandeemia ka, et sa ei saagi kuskile minna ja siis sa oledki seal täitsa üksinda, et see just, et saaks rääkida niimoodi, et keegi sind hukka ei mõistaks selle üle, et äkki sul on mingi väljakutse või midagi sellist, et sa ei saa kõike teha nii, nagu sa võib-olla vanasti enne seda haigestumist said teha. Ja ongi see, et kui sa saad selle enda seest välja ja keegi teine kuulab, ta isegi võib-olla ei pea mitte ühtegi sõna ütlema sinna juurde, sa said selle vähemalt välja öelda ja sul on nagu seda koormat vähem võib-olla. See on väga oluline ja ma tean, et ma mõnikord isegi teen enda sõprade peal seda, kui mul on vaja midagi endast välja saada. Ma lihtsalt ütlen neile, et okei, ma nüüd hakkan ja siis ma räägingi pikalt ja ma lihtsalt tahangi, et nad kuulaksid. Ma ei taha nõu, ma ei taha mitte midagi, ma tahan ainult, et nad kuulaksid. Ja meil kõigi on vaja inimesi, kes lihtsalt mõnikord kuulaksid. Ja just. Ja kindlasti on neid, kes kohe tahavad hullult aitama hakata. Ma olen see inimene. Ma alati tahan aidata, mis alati teistele ei meeldi võib-olla, aga seda peab ütlema siis, et sa kui abi ei taha. Üldse nagu tegelikult ei peaks olema mingisugust sellist valehäbi rääkima ükskõik millisest teemast tegelikult. Sest elu praegu, eriti sotsiaalmeedia ajal, ma arvan, et väga palju eksponeeritakse seda, et kõik on nii ilus, kõik on nii lilleline, kõik on nii ilusad, et elu on maailma parim koht, aga elu ei ole lihtsalt roosad prillid ees. Elus on nii head kui halba, see on väga polaarne ja me peame rääkima kõigest, sest et elu eesmärk ei ole ainult õnnelik olla, vaid on elu kogeda ja elada kõiki emotsioone läbi, mis sa tunned, sest et me oleme inimesed, me tunneme erinevaid emotsioone ja see on ka põhjusega.
ja me ei tohiks suruda alla mingisuguseid emotsioone, sellepärast et nad on nii-öelda halvad. Need kõik õpetavad ja me võime enda rasketest emotsioonidest väga palju õppida ja kui me räägime sellest, me saame ka läbi teiste õppida enda emotsioone tundma. Just. Aitäh, et sa ütlesid seda, et tunded täpselt samamoodi, et öeldakse, no ma kindlasti, minu hinnang praegu on ülimalt subjektiivne. Ma ei tea, kui palju mehed oma tunnetest räägivad. Õnneks mul on sõpru, parimaid sõpru, kellega ma saan rääkida võib-olla ka sellistest hingelähedasematest teemadest. Aga meil kõigil on emotsioonid, vahet ei ole, kuidas sa ennast identifitseerid tänasel päeval, aga nagu sa ütlesid, et elu eesmärk polegi ainult õnnelik olla, vaid igast sellest emotsioonist ja tundest on võimalik midagi õppida ja üks võib-olla toetab teist ja annab mingi sellise tarkusetera edasiseks eluks. Et kui on raske, ületad selle raskuse ära, saad korra selle rõõmutunde, et sa said hakkama. Ja see teeb sind tugevamaks. Ja just. Ja no ongi. Sotsiaalmeedias näidatakse alati seda, et kui, mitte alati muidugi, aga enamusti on see, et kus on see saavutus käes või nüüd tuli lõpuks midagi välja. Või siis näiteks öeldaksegi inimesele, et sa oled loomulik talent või sul tulevad need asjad nii hästi välja, sest mulle isiklikult ei meeldi see, kui niimoodi öeldakse, sest see, kes seda ütleb, võib-olla ei teagi, mis töö seal taga tegelikult on ja kui palju ebaõnnestumisi üldse. Tihtipeale tahetakse näha ainult seda lõpp-produkti nii-öelda. Näiteks siinkohal on väga-väga hea näide üks on Ameerikast Navy SEAL, David Goggins. Oled lugenud ta? Jaa, see on ulmeline inimene. See inimene on täiesti fantastia, see inimene on see, kes näitab seda, et sul on võimalik kõige sügavamast jamast välja tulla. Ja soovitan kõikidel seda raamatut lugeda ka, mis ta on kirjutanud. See on Can't Hurt Me. Ma ei ole kindel, kas eesti keeles seda varianti on. Ma ei tea. Ma olen ingliskeelset varianti lugenud, aga see raamat on täiesti fantastia. Sotsiaalmeedias on ka, ta näitab väga palju. Ja, et nagu öeldakse, igal inimesel on see inner bitch, kes vingub, kes hädaldab. Jaa, ega ongi ja me peame võitlema sellega, et come on, lõpeta. Jaa, ongi selles osas ka, et mul on diagnoos, eks ole, sügav depressioon, ärevushäire. Ma olen kohanenud nüüd nendega. Selles mõttes mul jääb alati meelde, milline on see tunne ja mul on ikka endiselt neid hommikuid, kus ma ei taha. Ma lihtsalt jumal tahti, ma ei taha, aga ma jään ennast istukile, ma teen oma rutiini, ehk siis kergem trenn, söön ilusti ja siis olen omaette kuskil esimesed tund aega, et ma ei saaks kuskilt ühtegi välist mõtet, et need esimesed mõtted oleks minu enda mõtted. Ja see inner bitch, nagu ta tuleb eetrisse korra ja siis ta kaob. Me võime mõnikord lihtsalt ignoreerida seda, me kuuleme küll seda inner bitchi, aga ole seal vaata. Et ongi, et sa annad talle justkui selle eetriaja ja kui sa võid olla siin, tee oma asja, aga ära sega mind. Ja just, täpselt. Et see on täpselt samamoodi nagu hirmud, et meil kõigil on halbu kogemusi, mis jäävad meelde ja siis on võib-olla hirm või stress või ärevus millegi uuesti proovimises, mis on võib-olla sarnane ja võib-olla võid uuesti kõrvetada saada, aga kui see tunne nagu läbi käib ja proovid seda ja tuleb teine tulemus, mis lõpeb nagu hea tulemus ja siis saad see, et aga miks ma üldse põdesin või miks ma üldse muretsesin selle peale. Jaa. Et jaa, Merlin, mina tänan, et sa olid nõus siia tulema. Ma loodan, et äkki me saame kunagi mõne saate veel koos teha. Ja meil tea, äkki sa oled tulevikus nii tuntud ja cool, et terve maailma inimesed sind teavad ja sa oled nagu... Ja aga aitäh, et sa kutsusid ja väga vahva oli. Jaa, et kohtume juba järgmises Terve Vaim podcastis. Tšau!